ma olin üliinspireeritud nendest vanadest headest 10 fakti minu kohta videotest. See töötab ainult siis, kui sa end päriselt meile rohkem avad. See on väga real. Ma aastaid nagu valutasin hinge selle pärast ja see oli siuke olukord, kus ma olin nagu vau, ma ei taha kunagi elus enam selles olukorras olla. Millised on minu poliitilised vaated? Kas sul on elus olnud murdepunkt, mis pani sind oma vaateid või väärtuseid muutma? Teage, et minu peas valitseb kaos enamjaolt. Ma nüüd ei tea, kas ma sellega teen osad inimesed pahaseks või mitte, aga tere hommikust, sõbrad! Ma olen nii elevil tänase video pärast. Ja kui te mõtlete, Maria, kas sa tõesti ei leidnud midagi viisakamat selga endale kui hommikumantel, siis ei. Hommikumantel on see, kes ma olen inimesena. Ja see läheb väga hästi kokku meie tänase videoga. Nii et ma isegi ütleksin, et selle hommikumatli kandmine on sümboolne. Sellepärast, et ma olin üliinspireeritud nendest vanadest headest 10 fakti minu kohta videotest. Tere kõigile! Tänane video on siis 25 fakti minu kohta. Mis olid teema, kui ma YouTube'i alustasin. Seda tehakse nüüd TikTokis, kui ongi mingid uuemad tegijad, kes tahavad ennast tutvustada ja ma olen nagu, oh my god, et ma nii igatsen seda, nii lõbus oleks teha. Ja siis ma sain aru, et Maria, sa võid iga kell ju ennast uuesti tutvustada. Ütleme neile, kes on vaadanud mind kaua ja minuga kaasas olnud kõik need aastad, see on kindlasti ühtpidi väga huvitav. Ja teile, kes mind võib-olla nii hästi ei tunne või on ühinenud minu YouTube kanali või minu jälgimisega viimastel aastatel, siis see on jälle teistpidi huvitav. Ma olen olnud in the public eye viimased 10+ aastat. Ma olen jaganud oma elu üle 10 aasta. Ja ilmselgelt ma olen selle 10 aastaga nii palju muutunud ja mul on tunne, et mida ma olen kogenud täiskasvanuna päris elus sõpradega, on see, et praeguses vanuses me muutume reaalselt nagu iganädalaselt, igakuiselt, rääkimata, et nagu iga aasta. Ja mõnikord ma tahaks, ma ei tea, kas te olete kogenud seda, aga mõnikord ma tahaks võimalust tutvustada end uuesti, sest tõesti nagu asjad on pidevas muutumises ja siis ma sain aru, et ma ju saan seda teha ka nii-öelda laiemal skaalal. Ja võib-olla peaksingi, sellepärast, et nii nagu päris elus sõpradega juhtub teinekord siuke kaugenemine, kohe kui sa lõpetad nagu selle kastmise, sõpruse kastmise. Ma ei taha öelda, et see on juhtunud siin kanalil, aga kindlalt kõikide minu katsetuste ja podcastide raames on võib-olla mõnikord jäänud tahaplaanile minu hingeelu. Mitte, et me hullult minu hingeelust ainult räägiksime, aga noh, see on siuke hea vihmavarju termin. Nii et täna ma otsustasin, et ma tutvustan end uuesti. Tervist, meeldib kohtuda. Minu nimi on Maria Rannaväli ja ma alustangi võib-olla with the basics. Neile, kes võib-olla on liitunud hiljem ja siis aegamisi lähme rohkem deepimaks. Nii et kuhu me jäimegi? Tervist, minu nimi on Maria Rannaväli. Ma olen 23-aastane. Ma olen juba päris mitu aastat elanud iseseisvalt. Sotsiaalmeedia ehk kõik see on minu täiskohaga töö. Ma käisin peale gümnaasiumist ülikoolis, tegin endale ajakirjanduse baka Tallinna ülikoolis ja kuigi ma kogu sealt õpitud nagu tegelikult rakendan oma töös iga päev, siis ma ei tööta kuskil mujal. Et noh, ma tahaks öelda, et ma olen üks vähestest selle valdkonna inimestest, kes päriselt elatub ainult sellest, mis ma tunnen, et tegelikult on pigem haruldane, sest paljud sisuloojad kas käivad mujal tööl või neil on mingid teised sissetulekuallikad, mida mul ei ole. Ma ei tegi, kas see on nagu hea näitaja, et näed, olen äge ettevõtja, olen kõik võimalused põhimõtteliselt enda nii attractinud või läinud neid ise küsima, aga teistpidi võib-olla äriliselt oleks targem, kui mul oleks mõni muu rahaline sissetulek veel, aga siiani mul läheb väga hästi tänu teile, kes te mind vaatate, nii et muu hulgas suured tänud. Minu igapäevaelu on selles mõttes väga igav, et ma olen väga struktuuride inimene minu jaoks selleks, et sellest tööst, ma ütlen jutumärkides, sest nagu ikkagi mingile osale minust on naljakas seda tööks nimetada, aga selleks, et endale piisavalt sissetulekut üldse luua, et iseseisvalt elada, ise hakkama saada, ma olen pidanud vaatama ka teinekord kõike seda, mida ma sotsiaalmeedias teen väga ettevõtja pilguga ja selleks, et ma üldse midagi tehtud saan, on minu jaoks oluline struktuur, seega enamus oma argipäevadest ma istun arvuti taga. Tegelikult suht sarnane ajakirjaniku tööle. Ma ärkan, ma söön, ma käin trennis, ma tulen koju, ma istun arvutis, kirjutan asju, mõtlen asju, mõnikord filmin, söön lõunat, teen seda veel,
õhtul on vaba aeg. Võrreldes minevikuga, kui YouTuberi ameti ümber oli väga palju rohkem nagu sükest glitz and glammi ja see oli nagu, no kui ma vaatan isegi oma vanu vlooge, ma näen, kuidas see oli nagu elustiil omaette, siis ma tunnen, et minu jaoks isiklikult tänasel päeval see, mida ma teen oma tööna, ei erista minu igapäeva väga palju võrreldes võib-olla teiste minuealistega. Ta selles mõttes eristab, et ettevõtjana sul ilmselt on lihtsam, ma ei tea, kui sa tahad keset päeva trennis käia, kui sa tahad nagu võtta aega millegi jaoks, aga teistpidi jällegi on raske, sellepärast, et sa pead ise ennast tagant pitsutama, et ka piisavalt tehtud saada. See kõik oli nüüd kuidagi siis fakt number 1. Tegelikult ma ei tea, kas mul on isegi 10, ma segan siin mingit oma juttu ja teie küsimusi, aga liigume edasi. Teine asi, mis on kindlasti tuttav neile, kes te olete mind viimasel ajal jälginud, on see, et ma olen suur poliitikahuviline. See pole nagu fakt või mingi uus informatsioon, aga see tuli ülipaljudele üllatuseks. Kui ma ei eksi, ma isegi olin nomineeritud Sydney Awards skaalal mingi aasta kannapöördena või midagi sellist. Ma saan aru, et minu sisus see oli kindlasti nagu kannapööre, aga minu elus on, ma ei tea, maailmakord või maailmavaated olnud nagu täiesti tavapärane õhtusöögi jutt nagu sellest saati, kui ma olin reast mingi 14. Seega ma arvan, et inimestele, kes mind päriselus tunnevad, see ei tule üldse üllatusena, et need asjad mind huvitavad, aga ma lihtsalt lõpuks võtsin munad pihku, et sellest ka võib-olla oma sotsiaalmeedias rääkida või oma päris huvisid päriselt väljendada. Puudutab üldse poliitikat, siis mind nagu väga paljud teemad huvitavad lihtsalt selleks, et aru saada. Et teate, kuidas osadel inimestel, kes on ka väga maailmavaatelised, nende motivatsioon poliitikast rääkida on seotud nagu oma maailmavaate jagamisega. Minu motivatsioon väga sageli on lihtsalt peegeldada seda protsessi, mis mu elus on niikuinii, mis on see, et ma tahan lihtsalt aru saada. Ma tahan seda kindlustunnet, et kui see teema tuleb aruteluks, ma saan aru, mis toimub, ma mõistan mõlemat poolt, ma nagu oskan kaasa rääkida, et see on minu jaoks üks suurimaid motivaatoreid. Seoses sellega, fakt number 3, mul samal ajal ei ole mitte mingisugust ambitsiooni poliitikuks hakata või saada. Ma ei teagi, kas siis hakatakse või saadakse poliitikuks. No esiteks on totaalselt tänamatu töö, mul ei ole piisavalt fikseeritud maailmavaadet isegi, et sellist asja nagu teha, võib-olla see tulevikus muutub, ma ei tea, aga minu jaoks on nagu ülierinev on see kõrvaltvaataja positsioon, kus ma olen täna, kus sa ongi vaatadki protsesse, mis toimuvad, sa kommenteerid neid, sa üritad nendest aru saada, mõnes mõttes ka nagu tavalise inimesena, versus see, et sa reaalselt lähed ja pretendeerid võimule, ütled, et sul on mingisugune visioon ja lähed seda teostama, et see teine on nagu nii palju, ma hakkasin ütlema suurema nagu vastutusrikkam ülesanne, aga ilmselt see jagamine, sellega kaasneb ka mingi teatud vastutus, aga lihtsalt mul ei ole seda ambitsiooni. Keegi teist küsis ka seoses sellega, et millised on minu poliitilised vaated ja ma nüüd ei tea, kas ma sellega teen osad inimesed pahaseks või mitte, aga minu jaoks maailmavaade on väga palju vähem fikseeritud asi, kui sellest räägitakse. Ehk see on asi, mis number 1 nagu ajas muutub ja number 2, mis ei ole üldsegi nii mustvalge. Nagu ma ütlesin, ma oma loomult olen väga kõrvaltvaataja. Mul on nagu loomulik tuhin saada alati aru mõlemast nii-öelda vaidluse poolest või erinevatest lähenemistest ja mul on tunne, et ma ka mõnes mõttes olen nagu kogu selle valdkonna mõistmise nii alguses, tahadki üldse aru saada, millest nagu eri osapooled üldse räägivad. Ja kui ma pean valima, näiteks valimistel, siis ma annan oma hääle selle järgi, et millist maailmavaadet või lahendusi mulle tundub, et tol hetkel on nagu võimu juurde vaja. Seega ma ei hääleta niimoodi religioosselt ühe maailmavaate või ühe erakonna järgi, vaid ma üritan näha nagu tervikpilti. Aga liigume poliitikast edasi. Mul on tunne, et see on võib-olla teema, millega ongi nagu rohkem uued jälgijad minuga kokku puutunud ja lähme natukene personaalsemaks. Nagu ma ütlesin, ma olen 23 ja ma juba praegu kogen ülihullusti teinekord seda 20. veerand ea kriisi, mis nagu ma pole isegi 25, mis siis saab, kui ma 25 saan. Mul nagu esimesed lähedased said 25 ja ma olin nagu, oh my god.
aga võib-olla selle kriisi ajal ma ei mõtle niivõrd seda, et appi ma olen 25 või et ma juba saan vanemaks, kui ma arvasin, et ma olen, vaid pigem seda 20-ndate väljakutset, kus sa tunned, et sa pead teadma, kes sa oled või mida sulle meeldib teha või minu meelest see on nagu nii süke canon event oma varastes 20-ndates üks hetk olla seal, et mul pole õrna aimugi, kes ma olen, mis mulle meeldib isegi, kes ma isegi olen, mille eest ma seisan. Ma tegelikult oma töös olen väga palju tundnud seda, et ma justkui ei sobitu kuhugi ja see on olnud nagu sisulooja ameti juures niikuinii alati see universaalne kogemus, et alati kui sa teed midagi uut, siis sa ei tunne võib-olla automaatselt, et on suur kommuun inimesi, kes saavad aru sinust ja nii edasi. Aga see nagu, ütleme, ta käib asja juurde, aga ma ei tea, võib-olla mulle endale nagu tundub, et teinekord minu elu vaadates on mingi, sul on töö, mis sulle meeldib, sa arened, sa oled tubli, sa käid trennis, sul on elu put together. Selle aasta algus on olnud üle pika aja süke periood, kus mul nagu ei ole pidevat kriisi, aga enne seda nagu ikkagi põhimõtteliselt terve mu elu, iga mõne tagant ma olen nagu appi, kes ma olen, mida ma üldse siin teen. Ma olen pidanud õppima väga palju läbi kogemuse, kuidas siis neid spiraale vajadusel peatada, sellepärast, et see on üli overwhelming, kui sa nagu iga sekund igast päevast mõtled selle peale, kes sa siis nüüd oled või kuhu sa mahutud või kelleks sa saada tahad ja kõik sellised asjad. Sel aastal ma olen üritanud alla anda sellega ja mitte selle peale mõelda, aga kui keegi teist vaatab ja nagu vau, Maria elu on nii put together, siis teage, et minu peas valitseb kaos enamjaolt. Liikudes personaalsetel radadel edasi, üks teie küsimustest oli, kuidas sul päriselt läheb kaamera taguses elus? Ma ütleks, et mul tegelikult läheb väga hästi. Eelmise aasta lõpp oli veits keeruline, nagu töö mõttes ja minu jaoks alati aastavahetus on siuke väga hea energiapuhastus, et mul nagu sageli aasta alguses läheb hästi. Sellepärast, et ma olen just mingid sihid saanud elus paika, mul on tunne, ma tean, kuhu ma liigun, aga eriti võib-olla sellel aastal, et ma olen väga teadlikult proovinud sellistest ülemõtlemise harjumustest eemale astuda ja see on minu elu teinud nauditavamaks. Üldse on palju asju, mida ma nagu aasta eesmärkidega panin paika ja olen reaalselt teinud, mis on minu nagu elu parandanud, aga ma arvan, et kui ma vaatan mingi viimase 5 aasta lõikes, siis mul läheb kõige paremini, mis mul on läinud. Sellepärast, et mul on enam-vähem mingisugune balanss töö ja eraelu vahel, mis on olnud probleem. Mul on nii-öelda asjaajamised minu isiklikus elus, mida ma ootan. Näiteks mul on taimed, ma käisin keraamikatunnis, ma lähen homme oma elu esimesse tantsutrenni täiskasvanuna, ma käin trennis, ma hoolitsen enda eest, aga ma olen ka väga teadlik, et heaolu elus on Ameerika mäed, et alati tuleb mingisugune keerulisem aeg ja ma arvan, et ma olen lihtsalt aastatega õppinud seilama elumere emotsioonide laineid, et need hetked, kus ma muidu oleks öelnud, et mul läheb halvasti, tunduvad järjest vähem hullud, mida vanemaks ma saan, sellepärast, et ma saan aru, et see ongi see, kuidas elu käib. Ma arvan, viimane siuke väga raske aeg oli, mis aasta see vist siis oli, 2024 ja tegelikult ka eelmine aasta nagu karjääri mõttes igasugune siuke suuna otsimine minu jaoks oli väga raske, sellepärast, et ma kuidagi jälle nagu sidusin seda nii tugevalt oma identiteediga ja nagu nii palju ülemõtlemist oli eelmine aasta. Ma ei oskagi niimoodi rohkem lisada, sest järgmised küsimused lähevadki nüüd detailidesse. Muuhulgas totaalne call out ühelt teist. Ma lugesin seda ja ma olin nagu ma postitasin Instagrami, et ma tahan teha siukest videot, et saatke küsimusi. Ja keegi ütles mulle, et see töötab ainult siis, kui sa end päriselt meile rohkem avad, sellepärast, et tavalisi asju me OG-d teame. See on väga real, mis võib-olla viibki mind kogu selle teemani, et ilmselgelt 10 aasta jooksul väga suur osa minu sisust on käinud minu isikliku elu ümber. Kui ma alustasin mu YouTube'i, siis ju reaalselt mu vlogikanal oli mingi mu sõbrad, mis draamad mu elus on, kuidas koolis läheb, kuidas pereliikmetega on, nagu ma panin kõik letti ilma nagu mõtlemata üldse ja jagasingi väga palju oma isiklikku elu ja ma arvan, et üks nagu suurimaid väljakutseid minu töös on olnud sellega mingisuguse piiri leidmine ja selles töös
me kõik ju panemegi ennast mingis mõttes out there ehk mingisugune nagu pärimine selle kohta, kuidas sul läheb ja mis su elus toimub, see on nagu täiesti tavapärane ja käib 100% töö juurde. Minu isiklik kogemus seoses privaatsuse rikkumisega läheb väga palju kaugemale ja see viis ükskord olukorrani, kus inimesed minu elus, kes ei olnud ilmselgelt valinud seda tööd, kes ei tee seda oma tööna, kõik, kes ei ole mina, minu, ma ei tea, lähedased, minu sõbrad, minu kaaslased, kes iganes, olid teatud sorti tähelepanu all, mis ei olnud meeldiv ja see oli sellepärast, et mina olin neid jaganud ja see oli siuke olukord, kus ma olin nagu, vau, ma ei taha kunagi elus enam selles olukorras olla. Vau, ükski nendest inimestest ei ole seda valinud, et mina teen seda oma tööna, mina sain nii palju tagasi. Eks see, et keegi küsib, Maria, räägi meile oma peikadest või mingisuguse isikliku küsimuses, see on nagu väike lõiv, mida maksta selle eest, et ma saan teha, mida ma armastan. Aga inimesed minu elus, kes ei ole, nagu ma juba miljonit korda ütlesin, kelle jaoks see on lihtsalt midagi, mida nende sõbranna või elukaaslane teeb ja nad siis peavad millegi nagu negatiivsega kokku puutuma, see ongi lihtsalt nagu ebameeldiv asi nende elus. Ma aastaid nagu valutasin hinge selle pärast, et ma tundsin, et ma nagu hoian mingeid osi endast teie eest ja nii edasi. Ja kui ma saaksin rääkida ainult inimestega, kes mind 100% toetavad, siis ma arvan, et ma näiteks väga palju rohkem, aga see pole see, kuidas sotsiaalmeedia töötab ja ma sain aru, et it is not that deep, nagu mina, mis puudutab mind isiksusena, mind isiklikult, Maria ainult, võta kõik muu minu elus välja, ma olen väga avatud. Ma otsustasin üks hetk, et see on ka okei. Ma saan teha oma kunsti, oma sisu, oma end väljendada, ilma et ma peaksin igat väiksemat detaili oma isiklikust elust jagama. Või õigemini see peab olema okei selleks, et ma seda tööd saaksin teha, sest üks hetk oli küsimus, kas ma vahetan ametit või ma leian mingi parema viisi, kuidas seda tööd teha, ilma et ma peaksin nagu igat inimest oma elus tutvustama. Ja teistpidi ma olen alati nagu tahtnud, et minu kanal või minu sisu oleks midagi natuke rohkemat kui lihtsalt minu tegemised. Mul on tunne, et inimesena ma ei ole see meelelahutaja tüüp. Ma ei ole nagu mallukas, ma ei ole siuke reality staari tüüpi inimene. Ma olengi pigem vaatleja, tõlgendaja, kõvasti mõtleja, nagu kõva häälega mõtleja. Ja ma pigem nägin nagu neid kogemusi, mis panid mind nagu, et olema, et vau, oota, kuskil peab privaatsuse piir olema. No need hetkes olid üli ebameeldivad, sest ma olingi mingi, mis sisu ma nüüd üldse teen, kui ma võib-olla ei taha nagu nii palju oma isiklikust elust rääkida. Aga teistpidi ma nägingi seda kui pushi, et liikuda edasi selles suunas, mida ma olen alati tahtnud teha, et olen mina, on minu elu, minu mõtted, aga need on seotud laia maailmaga meie ümber ja mul on nagu nii hea meel teistpidi olnud näha, kui paljud teist on seda ka nautinud ja ma olengi aru saanud, et ka see ei pea olema nii mustvalge, et see, kui ma ei taha igat oma nädalavahetust filmida, ei tähenda, et nüüd mu sisu on ainult mingi poliitika, et jällegi maailmas on hallid värvid. Ma olen nii see mustvalge inimene ja vahel ma pean endale meelde tuletama, et on ka vahepealseid variante. Ja nagu ma ütlesin, mis puudutab mind inimesena, siis ma tunnen, et ma tegelikult olen avatud, ma tahan olla rohkem avatud, vihja, miks ma üldse sellist videot teen, aga teistpidi ma ka tean väga kindlalt, kus minu jaoks mingid piirid asuvad. Võib-olla see on ka see, kus ma olen saanud rohkem hingerahu, et ma ei veeda enam nii palju aega stressates ja mõeldes selle peale, et mida ma tahan jagada, mida ma ei taha jagada, et see on nagu saanud mõnes mõttes selgeks minu jaoks. Tore on mitte olla pidevas spiraalis oma elus. Üks asi, mille kohta ma olen veel palju küsimusi saanud on, et Maria, kuhu on sinu lugemishuvi jäänud? Ja tõde on see, et ma olen oodanud, et Vaim tuleks peale uuesti ja ma arvan, et nüüd on tulemas. Nii et lähme koos ja valime järgmised raamatud minu TBR listi. Mis see tähendab? To be read? Raamatute wishlisti. Ja selleks oleme me tulnud siia Apollo Plaasasse, kus juures Apollol on kuni 30. märtsini käimas siis alemus allahindluskampaania, mille raames on igasuguseid häid diile. Nüüd, mida mõtlen mina? Ma mõtlen, et number 1 võiks leida midagi ilukirjanduslikku ja siis võib-olla mingit, mis siis on, mis pole ilukirjandus, teabekirjandus. Midagi, mida lugedes tunned, et silmaring avardub. Nii et vaatame, mida me head leiame. Esimesena jäi mulle silma Ruth Ware'i nullpäevraamat, sellepärast, et ei ole midagi, mis tõmbab mind paremini sellest lugemisaugust välja kui üks thriller, vana hea põnevik.
adrenaliinirohke põnevik naisest, kes ajaga võidujoostest püüab puhtaks pesta oma nime ja saada jälile abikaasat tegelikule mõrvarile. Ja tõesti Ruth Wayne'i raamatut ma olen varem lugenud, oskan soovitada, alati hea ja põnev. Oh my god, nüüd ma läksin hoogu. Teisena leidsin ma raamatu nimega Anna, nii et loomulikult pidin ma juba selle nime pärast lugema, kuulake seda. Anna ei ole avanud silmi 4 aastat. Alates ööst, mil ta leiti sügavas unes oma 2 parima sõbra surnukeha kõrvalt, kahtlustatuna külmaverelises topeltmõrvas. Ma arvan, et see on meie raamatuklubi järgmine raamat, mis Anna. Esiteks see ja teiseks raamat, mida ma olen näinud sõprade raamaturiiuritel aastaid, mille kohta ma olen kuulnud palju, kas mul on õrna aimugi, millest see räägib, ei. Homme. Siin ei ole otseselt tagakannut tekstiga, aga ma olen kuulnud, et see on väga hea raamat, nii et see võiks ka potentsiaalselt minu listis olla. Ja mõlema puhul on väga hea diil ka. Nüüd, mis jäi mulle silma teabekirjanduse radadelt, oli 2 raamatut une kohta. On see väga hea mõte või väga halb mõte lugeda une kohta, kui mul on uneärevus, ma ei tea. Aga mulle jäi see silma, sellepärast, et kui ma sirvisin, siis nagu tundus põnev. Ja vaata, iga mõne tagant sa tahad midagi, mis paneb sind mõtlema. Perhaps isegi harib sind. Nii et need 2 jäid mulle täna silma. Ja kui suures selle sama alemuskampaania raames on sooduses ka paljud kinketooted ja ka lauamängud, mis on üks asi, kus ma olen mõelnud, et võib-olla peaks oma kogu täiendama. Miks mitte väikese mini-aliasega või mis mulle jäi ka silma on naised versus mehed. Ma olen seda mänginud, aga endal ei ole. Nii et kui sina oled ka tahtnud lugemise rongi peale saada või lihtsalt oodanud head aega, millal oma varusid täiendada, siis praegu on hea aeg. Raamatud on siuke asi, et alati tahad saada diili. Nii et kuni 30. märtsini Apollos saab head diili. Keegi küsis veel, et kõige põnevam olekski teada, kuidas sa toime tuled või kuidas on sind enim mõjutanud see, et inimestel on tekkinud mingi kindel kuvand sinust, sinu sisuloome pärast, mida sa tegid noorena. Eks ta ilmselgelt mõnes mõttes on mõjutanud. Ta on mind pushinud arendama oma suhet iseendaga väga palju kiiremini, kui ma seda võib-olla oleks loomulikul teel teinud. Pushinud omama enesekindlust, mida mul niisama ei oleks olnud lihtsalt, sest see on uju või upu teinekord, on ju. Olen ise lihtsalt jõudnud mingisugusesse rahu kohta seoses sellega, kes ma noorena olin. Mul on väga palju nagu empaatiat selle versiooni vastu iseendast. Nagu, ärge saage valesti aru. Kui me vaatame sõpradega vanu vlooge, ma olen näost punane. Mul on piinlik, ma olen nagu, oh my god, mis inimesed me olime. Ja on ka nagu mingid asjad, millega ma olin nagu vau, kui ebaküps, kui mitte arenenud inimene, aga seal juures ma ikkagi väga püüan ja nüüd ma isegi ei pea üritama, see tuleb nagu loomulikult ikkagi see empaatia selle Maria vastu, sest ma saan väga hästi aru, miks ma üldse oma kanaliga alustasin, kuidas see mõnes mõttes päästis mind, kuidas oli väljund kõikideks minu mõteteks, kuidas see andis mu elule mingisuguse tähenduse, kus enne oli nagu auk mõnes mõttes. Ja ongi, kuna ma kõike seda sügavat poolt sealt mõistan, siis ma ei saa kunagi nagu tunda liiga palju piinlikkust nende asjade pärast, sest see olin ka ikkagi mina. Seoses noore Mariaga, siis väga tore küsimus oli, et sa olid noorena väga energiline. Kas ka praegu oled? Nii hea küsimus, sellepärast, et ma ju tõesti olin. Kui me tegime siin neid vanade vloogide vaatamisi ja me tegime mõned lihtsalt minu sõpradega nagu omaetega, siis me meenutasime, et ma olin nagu Duracell'i jänes. Ja ma arvan, et osa sellest oli siuke teismelise energia, aga teistpidi nagu ma endiselt olen. Ma arvan, et ma tegelikult olen. Ma arvan, et see ei ole siuke kogu aeg, et ilmselt on hetki, kus ma olen ka väsinud ja ma ei ole nagu elus, siuke kogu aeg siukene hull energia, et tulen ruumi ja kohe toon energiat. Ma ei ole nagu seda tüüpi, aga pigem kui ma olen nagu inimestega, kes on mu kõige lähedsemad inimesed ja mul on kas pingelangus või hea tuju, siis tegelikult minus on siuke energiline, crazy Maria. Ma arvan, et see on see, kes ma olen to my core. Ma arvan, noorena see oli lihtsalt suurem osa sellest, kes ma olen ja täna on nagu endiselt säilinud see laps Maria, kes ongi ülienergiline vaimustuses väga väikestest asjadest, rõõmus väikeste asjade üle ja nagu kellel ei ole mitte mingit piirangut seda välja näidata. Ja see on ka võib-olla nagu huvitav fakt, et ma olen väga lapselik oma lähedaste inimestega. Piirini, mis isegi võib-olla on veidike piinlik, aga teistpidi mul on hea meel, sest ma olen säilitanud kontakti selle nagu väikese Mariaga, kes ongi lihtsalt puhas vaimustus. Aga siis teistpidi ma olen ka kasvanud ja ma olen täiskasvanulik ja see olen ka mina. Lihtsalt, et teismelisena see oligi kõik, mis ma
olin. Liigume edasi. Kas sinu väärtused on ajas muutunud? Kas sul on elus olnud murdepunkt, mis pani sind oma vaateid või väärtuseid muutma? Nii hea küsimus, kui sa tahad nagu kedagi tundma õppida minu meelest. Kindlasti mul on olnud mitmeid neid momente, mis ma tunnengi, on muutnud minu elu. Nagu ma ütlen, vähesed asjad on muutnud minu elu päriselt rohujuure tasandil ja väärtuste tasandil. Ja kahjuks või õnneks on minu jaoks need momendid alati olnud seotud mingit tüüpi kaotusega. Olgu see lahkuminek, olgu see reaalselt inimese lahkumine siit ilmast, olgu see mingisuguse asjaga oma elus head aega ütlemine, isegi kodust välja kolimine, nagu kõik sellised momendid, kus ongi nagu murdepunkt, ongi täpselt see õige sõna, aga eriti need, mis ei ole olnud sinu kontrolli all, et ilmselt välja kolimine on nagu loomulik protsess elust, et ma nagu ise vabatahtlikult teen seda, aga kui inimene lahkub su elust veel nii, et see ei olnud sinu otsustada, siis ütleme, ma tean kaotusvalu. Meeldib see mulle või mitte, siis selle mündi nagu teine külg on alati olnud suur areng, kas siis positiivne areng või selline väga karm arusaam, et ükski asi ei kesta igavesti. Ja ma arvan, see ongi see, kus minu jaoks on olnud kõige suurem stabiilne väärtuse muutus läbi erinevate punktide mu elus, kus ma saan aru, et inimesed ei ole meiega igavesti, olukorrad ei kesta igavesti ja üldse elu ei ole igavene. Ja iga selle punktiga on minu jaoks olulisemaks saanud see, et ma oleksin päriselt oma elus kohal. Eriti nagu tehes tööd, mis on kõik about jäädvustamine ja igal hetkel kaamera väljavõtmine, see on nagu seda olulisem on minu jaoks see kohalolu oma elus, aga ka oma lähedaste inimestega, sest see on lõpuks parim asi, mis sa saad pakkuda, see on parim jäädvustus, see, et sa oled päriselt kohal, sa oled inimestega tänases hetkes, sa ei ole mõtetega mujal, sa ei ole tegevustega mujal ja nii edasi. Ja minu jaoks see täna ongi, see on nagu ülioluline asi, mille nimel ma pidevalt töötan, et ma seda ei kaotaks ja et see kohalolu pigem nagu suureneks. Ja eriti nende inimestega, kellega me teame, et nad ei ole meiega kaua. Nii et ma arvan, et meie kõigi elus lõpuks on need punktid ja kui sa juhuslikult oled ühes selles punktis praegu, siis mind on nendes hetkedes päriselt lohutanud see, et nii paljud inimesed on kogenud veel seda. Nagu on nagu olukorrad, mis panevad siit tundma nii, et mitte keegi pole kunagi sellist hingevalu elus tundnud. Ja siis ma olen nagu on. Ja see on olnud, see on nüüd kainestav, et ta ei võta seda valu ära, aga sa saad aru, et sa ei ole ainuke, sa ei ole üksinda ja inimesed on isegi hullemaid asju tõenäoliselt kogenud. No see hullem asi on nagu libe tee, et ilmselt alati kellelgi on olnud hullem ja see otseselt mind ei lohuta, aga pigem, et kui tundubki, et oh my god, et keegi ei ole kunagi olnud nii kurb ja nii katki kui mina on. Tõenäoliselt on ja on sellest välja tuldud samamoodi, nii et ma ei tea, kui see kedagi aitas. Lõpetame selle video ühe väga naljaka kommentaariga, mis keegi teist jättis ja see kõlas niimoodi, ma olin täiesti šokeeritud, kui ma sain teada, et sa teed veipi. Nagu sa poleks ka inimene. Ja see oli nii hea, nagu sa poleks ka inimene. Mul on nii palju olnud ise nagu sisulaatega, keda mina jälgin neid momente, et sa kuuled midagi nende kohta, sa oled nagu nad on ka päris inimesed, oh my god, et ma tean nii täpselt seda tunnet ja see oli nii naljakas, ma naersin kõva häälega, aga faktiparandus, ma ei tee veipi, ma jätsin veibi maha, ma kohe ütlen millal, ma jätsin cold turkey maha ja ma ei ole mitte kordagi libisenud. 1. september 2023. See sügis saab 3 aastat, kui ma ei ole veipinud, seega lihtsalt faktiparandus, et enam ma ei veibi, võib-olla see on ka fakt minu kohta, et olin ka mina seal lõksus, mul on väga nagu kergesti sõltuvusse jääv iseloom ja seda enam ma teadsin, kui ma ikkagi ei saanud YouTube'i videot monteeritud ilma terve aeg veipimata, et meil on probleem ja ma reaalselt olin, see oli nii süke identiteedivärk, et ma lihtsalt enam ei tee ja mul nagu esimestel aastatel oli korduvalt neid momente, kus ma olin isegi esimene aasta ei olnud, sest ma olin nagu ma nüüd ei tee ja siis kui oli teine aasta, ma olin nagu oota nüüd siis igavesti ei tee ja siis mul oli korraks oli kriis, ma olen nagu oh my god, ei, ma olen 2 aastat saanud hakkama, ei, nagu nüüd ma enam ei libise ja nüüd saab täis 3 aastat ja
ma arvan, et ma ei lähe kunagi selles mõttes tagasi, see on nagu kõikidest narkootikumidest või ainetest või pahedest, mis sul saab olla. Veip on selles mõttes üks hullemaid, et sa ei pea selleks kuhugi õue minema võrreldes tavalisemaid ja suitsuga. Sul ei ole mitte mingit pikaajalist mõju, seda on nii lihtne teha ja sellepärast ongi see kõige ohtlikum. Kui teed suitsu, sa pead selleks õue minema, see on veits rõve, on ju, ja see ei ole nagu sotsiaalselt nii aktsepteeritud. Kui sa jood alkoholi, sa ei saa, sinu nagu kognitiivne võime on häiritud ja kuigi ma saan aru, et alkohol on ka väga normaliseeritud, siis nagu ma isegi ei taha tänasel päeval, sest ma olen nagu, see on siuke ettevõtmine ju. Ja selles mõttes veip oli nii hull, et tee toas, tee igal pool, see oli kohutav. Jätke maha, nagu 100% jätke maha, iga aastaga läheb raskemaks muidu ja ma olingi mingi, et ma olen praegu, ma ei ole veel 25, seega nagu, kui ma sinnamaani teen, no minu loogika ütles, et siis on veel raskem maha jätta, et ma pean enne nagu, kindlalt pean. Jah, see on ühesõnaga teema järgmiseks korraks, aga see oli naljakas kiri, mis keegi saatis. Ja ma arvan, et sellega ma olengi juba paraja podcasti laadse toote siin valmis teinud. Mul on väga hea kuidagi energia ja tuju ja tunne seoses minu YouTube kanaliga, seoses minu sisuga. Mul on tunne, et eelmine aasta ma nagu olingi, mõtlesin väga üle igasuguseid formaate, ma sundisin ennast võib-olla tegema mingeid asju, mida ma ei tahtnud teha ja see aasta ma olen tundnud ennast, teate, nagu vaba hing, mis puudutab sisuloomet ja ma olen leidnud ka mingi teatud tüübi armastuse just YouTube'i vastu ülesse ja see on olnud ülilahe, nii et ma loodan, et teile see video meeldis, minu meelest natuke teistsugune ja ma loodan, et need, kes te olete mind kaua jälginud, tundsite, et saite midagi uut teada või vähemalt mingit perspektiivi sellele, miks ma teen asju nii, nagu ma teen. Kui sa oled uuem vaataja ja üldse vaatasid nii lõpuni, siis aitäh sulle, pane subscribe, kui ei ole pannud, ma ikkagi laen üles videoid iga nädal. Tuleb nii minu isiklikke mõtteid, avastusi, tuleb mind vlogi stiilis ringi jändamas, kohtades käimas, tuleb ka mingeid teemakäsitlusi siia kanalile sellel aastal ja ma olen täiega elevil. Aitäh teile, et kes te mind ikka veel vaatate, ikka veel toetate, ikka veel tahate minu kohta rohkem teada. See on sürreaalne tunne tegelikult, sest ega ma päriselt ei kujutaks ette, et nii palju inimesi nagu et päris elus nii palju inimesi oleks. Nagu jah, Maria, ma soovin näha, mida sa selle nädalal mõtled või arvad, et see on nagu ülikõva, et peale 10 aastat endiselt on nagu meil nii tihe punt siin ja on inimesi, keda endiselt huvitab. Uskumatuna. Ja kell hakkab nüüd 11 saama, sinu harilik ettevõtja läheb nüüd trenni. Ma mõtlesin, ma alustan kohe esmaspäeva hommikut YouTube video filmimisega, et ma saan kohe hea alguse oma nädalale, sest eelmine nädal oli nii kaootiline, et ma vajasin sükest kindlat algust see nädal. Nii et olge tublid, aitäh, et sa vaatasid ja näeme teiega juba järgmisel nädalal uues videos jälle. Tšau!